Thank you guys so much for tuning in for another episode of Just Call Me Bridget podcast. I really do hope that you like this podcast, and if you do, please subscribe to the channel, and also if you would like a bit of more information, please join my Patreon because it really supports to help the podcast grow, and I really only want to bring the best guests out for you. I hope you enjoy another episode, and I hope that I do give you some new knowledge that you didn't know before and it was helpful. This is all why I do this. I started this podcast just to help all the visa holders out in Australia because I didn't have enough information when I started, and I really want to make this experience a lot better for you than it was for me, that you can just come to this podcast and you'll get everything you need to know to succeed in Australia. Thank you. Tere tulemast Just Call Me Bridget podcasti 16. episoodi ja mul on teile nii hea meel tutvustada Kathleen Freelinni. Aitäh, et sa oled täna tulnud siia podcasti. Tema on naine, kes on võib-olla tuntud rohkem tema Instagrami nimega nagu Barber Cat ja ta on tõeliselt inspireeriv naine. Ta on Eesti juurtega ettevõtja, kes on teinud endale Austraalias nime barberite maailmas ja ta omab Karatas barbershopi nimega The Big Beard Cartel. Ei ole või? Juba mõni maast või? Big Beard Cartel. Big Beard. No vot. Big Beard Cartel, see oleks järgmine lemmik. Nii, oota. Sa oled juba 8 aastat teinud seda või 8 aastat oled olnud Austraalias? Jaa, 2017 tulime Austraaliasse tagasi, sest ma läksin Brisbane'i barberikooli. 2018 kolisime Karatasse ja 2020 siis alustasin oma äriga, aga kokku olen barber olnud üle 8 aasta nüüd. Jaa. Aga aitäh muide podcastiga kutsumas. Nii äge, jaa. Et kõik, kes te olete eelmist episoodi kuulanud, kus meil oli külas siis Kathleen, siis ma ütlesin Kathleenile peale podcasti, et tead, Kathleen, sa oled juuksur, et sa kohtud nii paljude inimestega, ja Kathleen kirjutas mulle reaalselt järgmine päev peale podcasti seda lindistust, oli, et tead, mul on nii äge naine praegult siin salongis külas, et sa pead ta kutsuma podcasti, et on nii vähe aega perdis. Ja ma võtsin kohe, et ma pean nagu saama. Aga sa oled ka õppinud Brisbane School of Barbering, oled nagu selle läbi käinud ja sinuga on tegelikult mega palju arutada. Tänases episoodis me räägimegi siis sinu nagu sellest ettevõtluse poolest, kuidas sa oled selle üles ehitanud. Lisaks kõigile, kes on ka jõudnud liituda Patreoni kanaliga, kutsun teid kuulama ka Patreoni episoodi, kuna Patreonis täna teeme ka boonusepisoodi, kus me räägime võib-olla natukene rohkem nii ka lastemaailmast, kuna sa ka praegult ootad kaksikuid ja oled kohe varsti sünnitamas, ja räägime ka lihtsalt nagu lapsevanemaks olemisest välismaal olles, kuidas hoida eesti keelt ja kultuuri Austraalias ja soovitusi teistele emadele, kes kasvatavad lapsi välismaalt, eriti kui oled ka ettevõtja. Ja lisaks puudutame Patreonis ka teemasid, mis puudutavad võib-olla ka ettevõtjana mingisuguseid läbipõlemisi ja osasid, mis ei ole nii glamuursed kui Instagramis tunduvad. Aga aitäh, et sa oled tänast episoodi tulnud kuulama ja aitäh sulle, et sa oled siia tulnud. Aga räägimegi siis täpselt, et lähme siis tagasi sellesse aega, kui sa veel olid Eestis ja tulid üldse need esialgsed Austraalia plaanid, et kust need üldse tulid ja kuidas sinu see esimesed aastad võib-olla Austraalias läksid? Ma tahtsin Austraaliasse tulla 10-aastasest saadik, kui mu peretuttav pani Orkutisse pilte enda backpackeri teekonnast ja ma mäletan nii selgelt seda ühte pilti, kus ma olin mingi wow. See oli Guernsey backpackeri eest tehtud, nad olid kõik
pruunid, valged hambad, palmid taustal, nagu õhtune aeg ja ilmselgelt neil oli soe. Ja ma olin siis nagu väike 10-aastane tüdruk ja ma vaatasin seda ja siis ma olin mingi, ma tahan ka seda kunagi kogeda, nagu nii kui ma saan, ma lähen Austraaliasse. Ja see mõte jäi minuga kogu aeg, ma teadsin kogu aeg, et nii kui ma saan, siis ma lähen Austraaliasse. Ja keskkoolis ma sain tuttavaks siis oma sõbrannaga, kellega koos me tulime ja me teadsime, et kohe peale keskkooli me siis lendame Austraaliasse. Aga kui keskkool sai lõpetatud, siis me saime aru, et okei, meil ei ole üldse raha, et seda trippi nagu ette võtta ja meie vanemad nagu ei saanud meile anda ka seda raha. Mu isa tegelikult naeris mind täiesti välja, kui ma ütlesin talle, et ma lähen novembris Austraaliasse, sest ta oli mingi head teed. Ja üsna pea mul saigi Eestis sai selgeks, et okei, et teed tööd, aga raha nagu alles küll ei jää, eriti et Austraaliasse tulla. Ja siis ma läksin Soome tädi juurde, mõtlesin, et Soomes ikka teenid raha, aga ma ei saanud seal ka tööle, sest et ma olin 19-aastane, ma ei rääkinud soome keelt, ma olin nagu otse keskkoolist tulnud ka. Ja siis ma täiesti juhuslikult sain Inglismaale tööle. Niimoodi, et ma isegi ei teadnud, et ma kandideerisin sinna tööle. Ma tegin öösel, tegin oma CV-d ja kuna ma olin Eestis töötanud suvel siis Viie Tärni hotellis, siis mul oli siuke mõte, et okei, et äkki ma saan Rootsi kuskile Viie Tärni hotelli nagu tööle. Ja siis ma tegin oma CV hästi ilusaks ja see oli enne ChatGPT aega, ma pidin ise nagu vaeva nägema. Ja siis tegin selle CV hästi ilusaks, panin sinna võib-olla mingi rohkem asju, kui oleks pidanud ja kirjutasin siis selle cover letteri ka kaasa. Ja kuna ma tahtsin Rootsi tööle minna, siis ma mõtlesin, et kirjutan Google'isse hotel jobs ja saadan esimesele 6, et vaadata, kas tuleb üldse mingi vastus tagasi. Ja läksin magama. Ja siis hommikul, lõuna ajal, kui märkasin, sest ma olin mingi 3-4 üleval, oli mul juba vastamata kõned ja kohe telefon helises uuesti. Ja seal oli üks naine, kes rääkis inglise keeles, et oi, kui tore, et sa kandideerisid, meil on nii väga vaja just nagu töölisi, et kas sa saaksid teisipäeval alustada? See oli neljapäev. Ma mingi, jaa, ikka saan, muidugi. Ütle mulle palun, kus sa helistad ka korra. Ja siis ta ütles mulle Dartmouth, England ja siis ma kohe olin läpakas, vaatasin, see on jumala lahe koht. Davai, ma olin mingi, jaa, teisipäeval, okei. Teisipäeva hommikul saame siis nagu hotelli foajees kokku. Ühesõnaga helistasin sõbrannale, broneerisime piletid ja teisipäevaks olimegi siis seal Inglismaal ja jaanuaris tulime juba Austraaliasse ja see oli siis aastal 2015. Et 19-aastasena Austraaliasse tulles meil ei olnud isegi juhilube. Meil oli mingi piiratud raha ja siis plaan oli lihtsalt, et elame oma parimat elu ja töötame hästi palju ja teenime hästi palju raha ja mida. Aga me olime lihtsalt nii noored ja totud, et me ei teadnud nagu üldse, mida me teeme. Ja siis me olimegi Viinamarja farmis töötasime ja siis ma leidsin oma karata töö Facebookist, aga tollel ajal ma ei olnud nagu juuksur ega midagi. Et kas ma kaldun juba teemast kõrvale? Ei, muidugi. Anyway, kõik minu tegemised nagu siia Austraaliasse tulles on olnud nagu nii kuidagi hoo pealt, et ma leidsingi selle esimese karata töö siis nagu Facebookist. Seda tööd ma isegi ei saanud, aga ma hüppasin Perdist bussi peale, sest et mul ei olnud isegi lennupileti raha nagu. Ja sõitsin 24 tundi, hiljem jõudsin karatasse. Ma teadsin, et mul on seal üks tuttav, kes tuli mulle bussi vastu. Ja siis ma elasin mingi prantsuse bäkkeritega ühes majas ja me käisime kõik koos maju koristamas nagu. Aga üks asi, mida ma ette ei näinud, kui ma Austraaliasse tulin, oli see, et ma kohtun üsna pea oma abikaasaga, oma abikaasa Markeliga. Ja ta on ka eestlane ja me kohtusime niimoodi, et ta tuli mulle ja mu sõbrannale järgi, et meid peole viia. Ja see oli lihtsalt nagu nii
naljakas kokkusattumus ja me olime kohe nagu üksteisest nii sisse võetud. Nädal aega hiljem olime paar ja see oli nagu nüüdseks juba 10 aastat tagasi. Et kui me siis nagu Markeliga kohtusime, siis me natuke aega olime veel ka ratas, reisisime ringi WA-s, tegime ka FIFO nagu elu natukene, mina töötasin farmis, tema käis nagu FIFO-na siis iga kord, kui tal oli vaba nädal, siis ma võtsin ka vaba nädal, et reisisime ringi ja 2016 siis läksime Eestisse tagasi ja me läksime Eestisse tagasi nii, et me mõtlesime, et me lähemegi Eestisse tagasi, et ongi nagu Austraaliaga kõik. Ja kui sa lähed suveks Eestisse, siis seal on nagu nii tore. Sul on nagu puhkus, kõigil teistel on puhkus, nii palju asju toimub ja seal on nagu hästi fun. Aga tuleb sügis ja talv ja niimoodi, siis sul on kuidagi see Austraalia igatsus tuleb nagu tagasi. Aga kui ma läksingi Eestisse tagasi, siis me läksime augustis Weekendi festivalile ja festivali 3. päeval ma kohtusin oma esimese barberi tööandjaga siis, kes oli Mari on tema nimi ja ta lihtsalt pakkus mulle tööd, et sa oled nii tore, et tule minu salongi, ma õpetan sind meeste juuksuriks ja kuna see oli Weekendi 3. päev, siis ma olin mingi okei, davai, teeme ära. Et see oleks võinud mulle tollel ajal öelda nagu ükskõik mida, et tule, ma treenin siin astronaudiks, ma oleks mingi jaa, davai. Aga selles suhtes Mari, kuna ta kohe alguses nagu investeeris ka minusse ja kohe kutsus mind salongi ja siis ma läksin juuksurikooli ka, siis ma ei andnud nagu alla just sellepärast, et ma ei tahtnud teda nagu alt vedada, kuigi barberi töö oli alguses nii palju raskem, kui ma ootasin. Ma mõtlesin, et mis seal on, nagu lõikad juukseid, lõikad habemeid, aga need on, sa pead nagu igale inimesele tegema ju midagi nagu isikupärast ja nagu kõigil on nagu erinevad juuksetüübid, erinevad nagu peakujud ja kui tuleb nagu keegi, kes pole väga palju juukseid ja on siuke okei, tee mind ilusaks, vaatad teda, ma ei tea, mida nagu siin peale hakata selles suhtes. Aga ja nagu tänu sellele, et Mari kohe minusse nii palju uskus, siis ma proovisin hästi kõvasti ja mul tuli see väga hästi ka välja. Aga samas juuksurikoolis, kui ma käisin, siis mulle naiste juukseid üldse ei meeldinud teha. Mul õpetaja isegi ütles, et sinust ei saa kunagi juuksurit. Ja ma vastasin, jumal tänatud, ma ei taha ka. Nagu mulle üldse ei meeldinud. Ja esimese talvega meile saigi mehega selgeks, et nii kui võimalus on, siis me tuleme Austraaliasse tagasi, seepärast, et meil oli Eestis nii igav. Kõik elasid nagu juba siukest täiskasvanu elu ja kes nagu ostsid maja või ehitasid või said lapsi ja me tundsime nagu, et me ei ole selle jaoks valmis, et me tahame siia tagasi tulla ja siin nagu lihtsalt kruiisida ja oma asja teha. Ja see oli siis 2017 juuli, siis nagu järgmine aasta peale seda, kui me Eestisse läksime, siis ma nägin, et mul sõbranna läks Brisbane'i juuksurikooli ja ma olin kohe nagu, Brisbane juuksurikool, mis asja? Ja, sest me olime alati tahtnud minna Brisbane'i, aga me olime koos ainult Lääne-Austraalias ja ma vaatasin siis sellele veebilehele ja seal oli Brisbane School of Barbering ka ja ma helistasin kohe mehele, ole valmis, septembris lähme Austraaliasse tagasi ja hakkasimegi siis nagu kohe neid pabereid ajama ja see oli siis 7. juuli ja 19. september ma alustasin juba Brisbane'is nagu barberikoolis tööd. Ja, et see kõik juhtus nagu väga ruttu selles suhtes. A little commercial break from this amazing podcast. I just wanted to shout out Pleasant Active products for you guys because I've been using them for the past few weeks and it's been absolutely amazing. I'm already seeing the changes that my hair goes through. So I've been using their shampoo, conditioner and also their hair serum oils. It's absolutely amazing. I started using them because my hair used to be very long. It was really healthy and very thick and nice. But I just lost all of that when I moved to Australia because of working in the farming industry and also in FIFO.
my hair is also always exposed to very dusty environments, and also the water here is a lot harsher. Because I keep bleaching my hair as well, it's done its damage. But these products have really helped me to start my hair growth journey and really get my hair back to its healthy state. They use all of these amazing ingredients like placenta extract, keratin, liquid silk, glycerin to really nourish and strengthen your hair. I'm very excited to share with you my journey on how my hair will start growing back to life. And if you want to try out these products as well, please use a discount code, which is the same as my Instagram username, so Birgit HVA. So it's like my name, Birgit Hyvä, but just skip the U in the middle. So let me know how you go if you do try out these products, and let's grow our hair long together. Nii palju, mida siit nagu, et sihuke short version of how I short ended up version there, ja jah. nagu, et seda on tegelikult päris palju ikka inimesed ütlenud, vaata, et kui nad on korraks juba Aussis ära käinud ja siis lähevad Eesti, siis see on nagu elu seal nagu, või no ma ei tea, ma olen ise alati proovinud nagu, no vaata ikka nagu Aussis elad ja siis elad nagu 2 kohas korraga ja siis üritad nendelt saada nagu võimalikult palju infot, kes on Eesti tagasi läinud. Siis ma on alati tekkinud nagu hästi tunne, et nagu ma ei tea, inimesed ei taha nagu ausad olla kuidagi, vaata, et nad nagu tahavad endale valetada, et ei, mulle nüüd nii meeldib siin ja nagu nii Eestis edasi. või Jah, Aussis? nagu Eestis, et kui nad on Okei. tagasi läinud, vaata. Aga neid on ka hästi palju, vaata, kes tulevad ikkagi siia tagasi, Jaa. et ikkagi ma arvan, et kui sa oled Aussis elanud ja sa lähed Eesti tagasi, siis sa saad aru asjadest, mida sa siin nagu igatsema jääd alles hiljem. Ja üks asi, mis mulle nagu Austraalia puhul meeldib, ongi see, et see on nii suur riik ja siin sa oled nagu täpselt see sina ise, kes sa endast nagu teed. Et sa ei ole nagu mitte kellegi tütar, sa ei ole mitte kellegi sugulane, sinu nagu perekonnanime ei seostata kellegagi, sa ei käinud kellegagi koos koolis, et sa oledki nagu täpselt see sina ise, sinu isiksus. Aga ma saan siin elades aru sellest lõhestunud isiksusest, et nagu umbes Eestis eesti keelt rääkides ma olen nagu üks inimene, ma olen seal nagu Kätliin, eks ju. Ja, aga siin Aussis ma olen nagu Kät, et inimesed siin nagu teavad mind nagu teistmoodi ja kuidagi nagu teise isiksusega. Võib-olla Eestis olles on nagu, Eesti on nii väike, vaata, et seal sa tuled nagu veits history'ga. on küll, jah. Kuidas teil läks siis, kuidas see kooliteekond on, et tegelikult see on ju päris ka kallis ettevõtmine on ja nagu sa ütlesid, see juhtus päris kiirelt ja nagu siis nagu sinu poolse nagu selle motivatsiooniga pigem aetuna, et sa tahad nagu sinna kooli minna on ja. Et kuidas see kooliteekond ja nüüd siis see nagu pühendumine selle barberi poole peale, kuidas see kõik teil No kuna see on tõesti kallis, siis me saime alguses kooli makstud nagu sissemaksu tasu ja siis iga kuu oli siis nagu siuksed need installmentid, mida pidi maksma. Aga kuna mul mees käis tööl ja ma ise käisin ka kooli kõrvalt tööl, et siis tolle ajal oli rendihinnad ja kõik olid nagu palju odavamad seal Brisbane'is. Me elasime Brisbane'i kesklinnas hotellis 2-korruselises korteris sõpradega, selle sama sõbrannaga, kes käis juuksurkoolis ja meie mehed töötasid siis nagu koos ja meil oli mõlemal oma antsud ja me maksime $275 nädalas. Nagu nii odav ju selles suhtes, kui sa mõtled, mis need rendihinnad praegu on. Et kui me läksime siis Brisbane'is, me läksime nii õigel ajal. Mul on nii hea meel, et me seda tegime, sest nüüd on kõik nagu teistmoodi. Aga koolis ma käisin esmaspäevast kolmapäevani ja tööl ma käisin siis kolmapäevast kas siis laupäevani või vahepeal isegi pühapäevani. Aga kuna ma teadsin, et mul on vaja tööle kohe minna, et nagu kooli eest maksta ja raha teenida ka, siis ma kohe teine päev, kui ma Aussi jõudsin, siis ma läksin raamatukokku, printisin ma CV-d välja, rentisin mingi sentide eest saad need linnarattad rentida. Panin oma CV-d sinna korvi ja sõitsin nagu barbershop'e läbi lihtsalt.
ja esimene barbershop, kuhu ma läksin päriselt ka, nad olid mingi okei, saad homme tööle tulla või? Ikka saan. Tegelikult. ja, Vau. ja seal ma siis töötasin 6 kuud ja siis sealt edasi ma tahtsin nagu, mulle on alati nagu meeldinud head tööd teha ja mul on väga raske töötada kuskil, kus tahetakse, et ma kiirustaksin ja nagu cut corners ja ei tee nagu võib-olla nii hästi, et see esimene koht oligi nagu, sa pidid seal tegema nii palju nii lühikese ajaga ja see oli lihtsalt nagu minu jaoks ei olnud hea koht. Ja siis ma vaatasin nagu teiseks barbershopiks midagi, mis rohkem minu tööstiiliga sobiks ja see oli rohkem sihuke high-end barbershop, kus olid nagu kallid hinnad, see oli täiesti nagu kesklinnas ja sinna ma läksin samamoodi CV näpus, küsisin, kas manager on siin, tere, ma tahaks siia tööle tulla ja järgmine nädal töötasin seal juba. Oh, wow. Et kui sa lähed kohale, naeratad, surud kätt, oled nagu enesekindel inimene, sul on palju rohkem võimalust kui emaili teel oma asju saata. Jah. Kas sa tunned, et see toimib ka tänasel päeval? Jah, kindlasti. Ja sellepärast, et emailid lähevad tööandjatele esiteks kaduma. Ma tean ise juba, et vahepeal on siuksed perioodid, kus mu emailid lihtsalt kaovad ära, sellepärast et sa vaatad ainult, et mis sa arvad, mul on okei. Võib-olla vaatad, keegi on mingi CV saatnud, aga kui sa teed selle lahti ja see CV on nagu siuke lambikas, sa kaotad kohe huvi. Sinu jaoks ei ole nagu inimene. Aga kui see inimene tuleb sinuga nagu päriselt rääkima, siis sa leiad tema jaoks aega. Jah. Kaua see kool siis kestis? Aasta aega. Ja mis siis sealt edasi sai? Kuna me tahtsime Karatasse tagasi minna, siis ma sain Karatasse ühte barbershopi sponsori. Ja see oli väga halb kogemus. Mu tööandjad olid nii õelad inimesed. Ma teenisin väga vähe palka, kogu see töökeskkond oli nagu ülitoksik ja mulle üldse ei meeldinud seal töötada. Aga viisa pärast sa teed ikka päris palju asju siin Austraalias, nagu et hoidsin nagu sellest töökohast kinni, aga ma samal ajal kõrvalt vaatasin, et kas on keegi, kes saaks minu viisa üle võtta. Ja siis kuskil 1,5 aasta pärast, aasta ja 7 kuud hiljem, üks teine salong siis võttis minu viisa nagu üle. Ja see oli nagu parem, aga see ei olnud ikkagi nagu väga hea selles suhtes. See oli juba järgmine koht, kes seal mul olid 15-minutilised lõikused. Nagu ma pidin tunnis tegema siis 4 klienti ja see oli veel nagu online broneeringuga ka. Et kui mul oli nagu terve päev fully booked 15-minutilisi lõiku, siis kujutad ette, kui palju neid inimesi nagu tuleb ja läheb ja sa pead koristama vahepeal ja kõik. Et see oli nagu täiesti liinitöö, jah. Aga kuna mul oli Karatas, tekkis nagu väga suur klientuur, siis ma olin kogu aeg välja broneeritud ja see oli lihtsalt nagu nii väsitav. Aga kus siis tuli nagu idee kindlasti oma äri teha, oligi see, et me läksime sõpradega pruumi ja Karatas pruumi on 800 kilomeetrit üks ots. Ja ma võtsin, kuna me läksime nädalavahetusel, et ma mõtlesin, et okei, ma olen ainult 3 päeva ja see 3 päeva include'is siis seda sõitu ka. Ja kui me seal olime, mul oli nii tore, et ma ei tahtnud ära tulla. Ma küsisin tööandjalt, et kas ma võin 1 päeva veel jääda, et ma töötan selle päeva tasa. Ja ta ütles mulle ei. Ja ma sain nii vihaseks. Ma mõtlesin, et kuradi perse küll, ma olen täiskasvanud inimene ja ma pean kelleltki teiselt küsima, kas ma võin puhkusele kauemaks jääda. Ja ta võib mulle ei ka veel öelda ja ma ei saa vaielda ka. Ja ma mäletan nii kindlalt, ma sellest hetkest alates ma hakkasin kohe otsima, kus ma saaks oma asja teha, sellepärast et me juba ajasime nagu mu abikaasa PR viisa asju ja üsna pea sai siis see PR sai sisse. Ja kuna me olime siis nagu selle bridgingu peal, ma ei pidanud nagu tegelikult oma tööandja jaoks enam töötama. Ja see oli ka siuke lucky strike, et meie auto läks katki ja mu
ma laenasin siis sõbranna mehelt natukeseks ajaks autot ja siis ma rääkisin talle, et ma vihkan oma töökohta, ma ei viitsi seal olla, mu tööandja ei luba mingi mõttetutele asjadele, ütleb ei ja ma üldse ma ei saa oma tööd nagu nautida, ma tahaks nii väga omaette tööd teha. Ja siis ta ütles mulle, kuna ma käisin just juuksuris ja see juuksur just rääkis, et tal on oma salongis seal tagaruumi, et ta tahaks mingi barberi sinna panna. Ma mingi, davai, anna mulle number, ma kohe helistan talle. Ja 2 nädalat hiljem ma olingi seal. Ja see oli siis nagu, kuidas ma alustasin nagu omaette tööd. Aga Big Beer Cartel tuli siis sellest kuskil 10 kuud hiljem või niimoodi. Kuidas teil üldse läks, sa olid siis 4 aastat seal kokku, tegid nagu seda sponsorviisat? 2 aastat ja siis sai juba PR-i sisse panna, on ju? Kuna mul abikaasa on ehitaja, et me tegime te tegite 2 viisat samal ajal nagu? Noh, kuna tema oli minu selle sponsor 482 peal, siis mina läksin siis tema 186 peale, kui me seda tegime. Okei. Et 2 rauda tulla nagu sisuliselt, on ju? Jah. Suht mõistlik tegelikult vaata, eriti kui on sponsor, et ei teki nii palju kulusid võib-olla endale vaata. Aga jah, on see, et sa oled nagu sa ütlesid, sa kinni nagu selles ühe tööandja juures vaata. Ja ongi, ja kui sul tööandjaga ei vea ka, siis see on väga raske, eriti mentaalselt, sellepärast et kui su tööandja teab, et sa oled temal kinni, nad ei küsi sinult kunagi nagu inimesena, et kas sa nagu tahaksid midagi teha, sinult ei küsita sinu arvamust, sind pannakse mingi lambi aegadel tööle, lambi nagu tunnid, siuksed, mis sulle isegi ei sobi ja sinuga nagu ei arvestata, nad teavad kohe, et sul ei ole mitte mingisugust sõnaõigust, et sa lihtsalt teed seda, et see oli nagu minu kogemus mõlema tööandjaga minu sponsori peal. Ja kogu see kogemus nagu tagantjärgi ma olen sellele nii tänulik, sest et ma tean täpselt, kuidas kellegi motivatsiooni tappa, kuidas kellegi elu teha õnnetuks ja kuidas nagu lihtsalt see vibe kõik oli nagu shopis oli ka nagu nii halb, ma ei tahtnudki sinna nagu tööle minna, et tänu sellele kogemusele ma ise sponsorina ja tööandjana olen nagu palju erinevam. Et andis sulle ettevõtjana nagu selle, mida sa täpselt teha ei taha. Jaa, nagu, täpselt. Et ma ei teadnud, mida ma pean tegema, aga ma teadsin, mida ma kindlasti ei tee. Ja see on juba väga väärtuslik perspektiiv. Kuidas sul siis see nagu esialgsed nagu kuud, sa ütlesid, et 10 kuud hiljem lõid siis enda nagu praeguse ettevõtte, on ju. Aga kui sa tulid nüüd siis sealt salongist ära nagu ja hakkasid siis nii-öelda enda tooli, enda tuba rentima, on ju, et kuidas sa ütleksid, kui raske oli leida nagu endale neid kliente ja täituvust, et ikkagi kuna Karata on suht väike linn, siis ma alguses, kui ma siis ära läksin, siis ja kuna ma läksin siis nagu juuksuri juurde, see juuksur saatis kõik oma klientide mehed ja lapsed kõik nagu minu juurde ja siis ma postitasin Facebookis, Instagramis, mul oli juba Instagram olemas, ma isegi, mul olid nagu mingid reklaamid, mis jooksid Facebookis ja nii ja siis ma tead need beer coasterid, mis on baarides ja niimoodi, ma tellisin mingi 2000 beer coasterit ja siis ma viisin neid ka nagu erinevatesse pubidesse Karatas ja hästi palju kliente tuli ka sealt ja ma alustasin siis novembris ja oktoobris oli see puhkus Pruumis, kus ma otsustasin, et ma lähen omaette. Novembris ma alustasin siis juba oma äriga ja detsembris ma olin juba täiesti fully booked kõik päevad. Et see nagu läks nagu hästi ruttu. Aga kuna jah, mul oli nagu kliente, kes siis nagu otsisid mind ülesse ka, et nad teadsid, et ma jäin nagu Karatasse. Et selles suhtes mul oli nagu natukene lihtsam, kuna mind juba nagu tunti.
jah. Ja võib-olla jah, sihid nagu seda teistsugust klienti ka võrreldes siis sinu teiste nende salongidega, vaata. Et nüüd ma vaatasin teie veebilehte Instagrami, by the way, nagu mega hea veebileht on teil. Ma näitasin oma partnerile ka, mul nagu nii meeldis, ma nagu tõeliselt kõik, kes on nagu vähegi turundus või nagu veebilehe loojad, nagu ma ise, siis see on silmale nii ilus vaadata, kuidas teil see salongi videod ja kuidas see veebileht on üles ehitatud, et see nagu maalib sulle koheselt, kui sa veebilehele lähed, maalib kohe nagu selle, nagu sa ütlesid, selle vibe'i ja nagu see, kuidas ongi see, et nagu attention to detail ja nagu kõik see, et seal hästi ilus veebileht oli ja mulle nii sa meeldis. naeraksid, kui sa näeksid mu esimest veebilehte. See oli täielik katastroof. Kas sa oled ise neid nagu kogu aeg siis teinud nagu seda sisuloomet ja nagu kõike või? Alguses jaa, aga praegu enam ei. Et mul on nüüd nagu päris mitu virtuaalassistenti, kes aitavad mind erinevate asjadega ja põhimõtteliselt nad teevad kõike palju paremini, mida ma ise oskaks teha ja lihtsalt kui ma näiteks töötan, et ütleme, et ma 1 tunni teen barbershopis tööd, siis see toob sisse nagu vähemalt $130 ja selle eest ma saan umbes nagu miinimum 5-7 tundi virtuaalassistendi tööd. Et nagu makes sense, et ma teen 1 tunni midagi, mis mulle väga meeldib teha ja siis ma saan 7 tundi kelleltki, kes teeb asju, mida mina nagu väga hästi ei jaga. Ja kuna me oleme nüüd nagu suht pikalt koos töötanud, siis ongi see, et kõik läheb nagu natukene lihtsamaks, et ma ei pea nagu nii palju ette dikteerima. Ma saan lihtsalt öelda, et tee seda, siis nad saadavad mulle nagu vaata üle, kas sobib. Kui sobib, siis on thumbs up, kui ei sobi, ütlen, et tehke need muutused ja enamasti on need nagu lõpuks ikkagi midagi, mis mulle nagu meeldib. Kuna sa võtsid siis enda esimese virtuaalassistendi, kas mäletad? See oli raamatupidamisassistent oli esimene. Sest esimene õppetund ettevõtjana on see, et sul ajaliselt sa ei jõua kõike ise teha. Ja kui sul on raamatupidamissüsteem, sa pead nagu neid expense asju reconcile, et sa pead neid receipt'e ja invoice sinna panema ja vaatama, kuhu account'i peale läheb, et kas see on nagu marketing või siis rent või mida iganes. Ja ma olin sellega nii maas, et iga kord, kui ma selle peale mõtlesin, siis mul oli nagu ahastus peal, ma lihtsalt logisin sinna sisse, mul oli nagu 700 asja, mida oli vaja nagu reconcile ida ja ma isegi ei tahtnud seda ette võtta. Ja siis ma saingi omale esimese sinna bookkeeper virtuaalassistendi ja siis tema aitas kõik ära teha. Ja see oli siis, see pidi olema juba 2022, ma arvan. Jah. Ja siis järgmiseks tuli, pigem oligi sotsiaalmeedia virtuaalassistent ja siis sealt edasi siis nagu operations virtuaalassistent, et hetkel mul on 3. Okei. Jah. Mis nõu sa annaksid? Ma tean, et turunduslaborist, kus ma olen liige, on päris palju viimasel ajal seda arutatud just seda virtuaalassistentide nagu teemat ja võtmist ja nagu, et kui palju sa peadki nagu esialgu, nagu sa ütlesidki, et nüüd on lihtsam, kui sa oled nagu, mida pikem see koostöö on, eks, aga kuidas sul see alguses oli, et mis sa võib-olla soovitaksid siis ettevõtjatele, kui nad nagu näevadki, et see töökoormus on nii suur, et kas sa pidid nagu palju valima või kuidas sa üldse leidsid nagu selle õige inimese, kellega nagu minna? Mul on olnud häid ja mul on olnud halbu ja kõige halvem on see, kui sa palkad virtuaalassistendi, aga sa oled ise nii busy, et sa ei saa nende tööd või tehtud asja nagu kontrollida. Et isegi kui sa palkad nagu uue töölise või uue virtuaalassistendi, sa pead nagu arvestama sellega, et mingiks ajaks sinu töökoormus ka nagu suureneb. Näiteks ma palkasin sotsiaalmeedia virtuaalassistendi mingi 2 nädalat enne mu esimese poja sündi ja siis ma andsin siis oma barberile üle selle kogu asja, et sina siis nagu kamanda teda ja niimoodi. Ja tema ei osanud üldse teda juhendada ja siis see virtuaalassistent ise oli ka siuke lohe,
et kasutas nagu mingi täiesti lame ChatGPT nagu content'i, mis üldse ei laininud meie brändiga või mida me üldse nagu tegime ja siis kuna ma olin ise nii beebimullis, siis ma ei viitsi nagu selle peale mõelda või sellele keskenduda, sest tegelikult ma lihtsalt raiskasin raha inimese peale, kes ei teinud isegi head tööd. Ja kui ma vaatan tagasi sellele ajale, mis ta nagu meie jaoks töötas, see oli 4 kuud või? Ja ta tegi selle aja peale mingi 6 Instagrami postitust. Oh, wow. Ja need ei olnud nagu mingi Head. midagi erilist. Ja issa ma isegi ei mäleta, mida ta tegi. Ma mäletan temaga, kuna sellel ajal ma olin nii overwhelmed oma uue beebiga ja üritasin nagu, ma palkasin uut töölist, ma tegin sponsorship'i just uuele töölisele Inglismaalt ja mu aju oli lihtsalt pudru ja kapsad. Ma mäletan sellest VA-st ainult seda, et ma lihtsalt kogu aeg saatsin talle emaile nagu, et see on jama, mida hekki nagu. Ja siis lõpuks, kui mul aju natukene clear'is, ma olin mingi, sa oled vallandatud. Nagu see ei ole enam nagu see, et sa raiskad nii palju aega ja, nagu. Ja. See enam ei ole nagu see, et me ei ole sind piisavalt juhendanud, vaid nagu you don't get it and you're not gonna get it nagu. Ja jah, ma oleks võinud seda palju varem teha, aga ma ei olnud nagu väga in the business, et seda teha. Kuid see delegeerimine alguses või üldse see nagu juhendite andmine võib olla ikkagi päris raske, vaata, eriti kui et enda ajust kõik see nagu sa ütlesidki, see brändi nagu vibe, see sõnastus, mis sa tahad, see nagu et see voolavus ja kõik oleks täpselt see, kuidas sina seda nagu ette näed, vaata. Et see võib olla päris keeruline. Kas sa tunned, et sul nüüd on nagu kuidagi ma ei tea, mingi standard operating procedures või nagu, kas sul on nagu see kuidagi brändi nagu kõik need logod, mingid fondid, kõik on nagu nii paigas, et... Jaa, mul on kõik hästi organiseeritud praegu, et nagu ükskõik, kuna ma olen nüüd Karatast paariks kuuks ära tulnud ja ma jätsin barbershopi täiesti oma barberitele ja siis VA-dele rannida, ma ütlesin, et ärge mulle üldse kirjutage, et teil on kõik nagu asjad olemas, mul on kõik hästi ära organiseeritud nagu Google Drive'is, kõik loginid, kõik disaini asjad, kuna VA-d nad juba teavad, mida nad teevad, et kui peaks nagu olema, et nemad nagu mingi aeg töötada ei saa, siis see on nagu nende töö treenida uusi assistente, et mina ei pea seda enam tegema. Ja kõik nagu see brand, kuidas seda nimetataksegi? Ühesõnaga kõik fondid, värvid, logod, kõik asjad on nagu ka ühes kohas koos, et ei alusta nagu iga inimesega nagu uuesti. Ja ma alustasin niimoodi, et mul oli $400 jäi arvele peale siis kõigi nende deposiitide ja asjade maksmist. Ja siis see oli siis september või? Ei, see oli august. Septembris sain võtmed ja 1. detsember avasime siis nagu barbershopi. Aga siis, kui ma sain võtmed, siis ma olin mingi mul on raha ka vaja, et seda barbershopi ehitada ja siis ma hakkasin seda ärilaenu asju nagu ajama ja õnneks mul mees on ehitaja. Tema ehitas kõik nagu valmis ka. Et jah, see kõik kuidagi läks nagu nii naljakalt. Et ma olin nagu nii delusional. Nii delusional, mida ma nagu tegema hakkan. Et oligi see, et okei, ma lihtsalt kolin nagu oma barbershopi, aga siis sealt edasi tuligi nüüd on seda vaja, nüüd on seda vaja, nüüd on seda vaja. Et ma kogu aeg nagu sain aru, et minu töökoormus on tegelikult palju suurem, sest et nüüd mul on nagu päris äri ja kuna ma tegin nagu et teised saaksid ka seal töötada, siis ma pidin õppima seda tööandja poolt ja delegeerimise poolt ja et olla nagu jah, et kuidas nagu teha nii, et need inimesed, kes seal töötavad, esindaksid mind ka nagu hästi. Et see kõik on nagu ajaga tulnud. Võib-olla see delusion justkui ongi minu meelest vahepeal parem, kui sa ei saa täpselt aru, mis sind ees ootab, eks ju. Kui mul oleks olnud mingi kristallpall ees, kus ma oleks nagu pannud käed külge ja näinud oma tulevikku, tollel hetkel ma oleks olnud hell no, sellepärast, et need esimesed paar aastat olid ikka väga pisid. Ma olin ise kogu aeg nagu välja broneeritud ka ja see naljakas, see oli COVID-i aeg, aga Karatas COVIDit ei olnud. Meil oli nagu kuppel peal. Meil toimis kõik nagu täpselt samamoodi. Ja
ma olin tavaliselt ette broneeritud nagu 2 nädalat. Niimoodi, et ei olnud ühtegi vaba aega. Ja oligi, et ma olin nagu päeval 9-st 6-7 nagu täiesti ära broneeritud. Tihtipeale ma isegi jätsin lõuna ära, et kedagi nagu sisse nagu mahutada. Ja siis ma pidin siis kas pühapäeval või siis õhtul või hommikuti leidmas aega nagu nende teiste asjade jaoks ka. Ja tagasi mõeldes nagu ma ei saaks kunagi enam seda teha. Nagu laste kõrvalt sa ei tee seda, vaata. Aga mul on nii hea meel, et ma tegin seda sellel ajal, kui ma tegin seda. See oli nagu intensiivkursus äris. Nagu päriselt. Mul endal on üks sõbranna ka, kes avas oma salongi ja ta on nagu kogu aeg räägib, et siin Austraalia need standardid ja nagu justkui need nõuded, kui sa teed oma salongi, et neid on nii palju nagu erinevaid kuidagi, ma ei tea, nõuded, ta kuidagi ise ütles, et on nagu nii palju rohkem, kui võib-olla Eestis oleks. Kas suu jaoks oli nagu väga raske nagu üldse nagu oma nagu pea kuidagi saada nagu aru, nagu, et mis sul kõik siis vaja on üldse, et nagu see asi oleks nagu legal nii-öelda, vaata. Ja noh, kuna ma Eestis salongi ei ole avanud, siis ma ei tea, aga ma alustasin täiesti niimoodi, et okei, nüüd mul on space, nüüd mul on raha vaja. Kuna mu mees on ehitaja, ma tegin veel niimoodi, et ma tellisin ise materjalid ja asjad ja siis ma nagu oma peast nagu üritasin talle seletada, et nüüd you're gonna do this. Ja siis ta oli mingi, ma ei saa päris täpselt aru, mida sa tahad, aga okei, ma teen seda. Ja siis ta lõpuks sai nagu minu nägemusest ka aru ja meil tuli kõik nagu väga hästi välja ja jah, nagu ma kirjutasin lihtsalt nagu City of Karatale, et hei, ma avan barbershopi, mida te minult tahate. Siis ma mõtlesin, okei, mul on kindlasti kindlustus vaja. Muide, nüüd oleks see kõik palju lihtsam, sest et meil on nagu ChatGPT ja kõik see AI, aga tollel ajal ma pidin ise ajusid veel ragistama. Ja see oligi, et üks asi teise järgi ja jah. Et saidki nagu linnavalitsuselt siis kogu nimekirja põhimõtteliselt, mis sa pead nagu tegema, et nagu mingi regulatsioonidele vastata või? Jaa, no seal oli mingi siuksed asjad, et oma siis see sign sinna barbershopi peale saada, siis mul on vaja nagu mingi luba saada selle jaoks. Health department peab tegema siis ka külastuse. Ma pean oma äri siis registreerima. Jah, nagu siuksed lihtsad asjad, välja arvatud see signi asi oli täiesti ajuvaba. Seda ma ei saanud seda luba ja mina panen selle signi ülesse. Aga linnapea oli minu klient ja ma kurtsin talle, ma ütlesin, et kuule, see on nii loll reegel teil. Nagu kas sa saad kelleltki küsida, et mis värk sellega on, sest et mul on sign juba üleval, ma ei võta seda maha. Ja nad muutsid tegelikult seadust. Vau, tegelikult. Seepärast, et mul oli nagu vaja kõikidelt selle buildingu omanikelt oli vaja siis allkirju, et seda signi sinna üles panna. Aga seal on nagu investorid ja see oli nagu detsember ja mõtlesin nagu, issand, kui nagu mille jaoks, et nagu real estate on juba öelnud, et pane üles, et kõik on nagu hästi, vaata. Et jah, vahepeal on lihtsam andestus küsida kui luba. Üli hea jälle vaata, et õiges ajas või nagu, et õiges kohas olid nagu, et linnapea on su klient ja sinu jaoks muudetakse seadust ja said oma asjad nagu tehtud. Ta pigem oli nagu nii, et ta isegi ei teadnud, et see seadus nii loll oli. Jah, et ma olin nagu esimene, kes nagu selle tema tähelepanu alla tõi. Et teised võib-olla, ma ei tea, kas said siis selle tehtud või siis keegi nagu ei virisen või siis ei saanud tehtud. Aga ma olin nagu mingi, mis asi siin toimub, see on mingi loll süsteem teil. Ja. Kuidas teil täna, mis sa ütlesid siis, et mitu töölist sul siis tänaseks päevaks on kokku sinu? Mul on praegu 2 barberit, kes seal töötavad ja 3. tuleb augustis Argentiinast. Sa teedki siis sponsoreid ja kõike seda nagu tema jaoks on ja? Mis sa ütleksid, kui sa nagu vaatad enda võib-olla Austraalia teekonnale tagasi? Samamoodi nagu ka minu partner on sinu juures käinud juuksuris ja
ja sul see võib olla inimeste, ma ei tea, kas sul käib palju eestlasi sinu salongis või? Ikka mõned käivad jaa. Kas kas sul oleks välja tuua mingeid siuksed asjad, mida sa ise näed, et mida backpackerid üldiselt nagu võib-olla mingid veakohad või nagu siuksed nii-öelda korduma kippuvad asjad, mida inimesed teevad, mida sa ise mõtled nagu, et Ma arvan, et ettevõtja koha pealt, mis ma näen, et mis tehakse valesti, on see, et kui töötatakse ABN-iga, et siis seda ABN-i maksuraha ei panda kõrvale. Ja senikaua, kuni sa oled nagu working holiday peal ja sul on näpud püsti ja sa saad kogu selle raha enda taskusse, on kõik nagu väga hästi. Aga hakkab see viisa läbi saama ja sa hakkad vaatama, et kuidas ma endale nagu, kas ma tahan PR-i või mis ma tahan. Immigratsioon küsib sult näha sinu makstud makse ja kui sa oled nagu 2 aasta jooksul teeninud siis $200,000, siis arvest sellega sinu maksuarve võib olla mingi $60,000 kanti ja kui sa oled selle varasemalt ära kulutanud pluss nagu viisakulud juurde, siis sa võib-olla oled endale nii suure augu kaevanud, et sa ei saa sealt nagu enam välja. Et selle ABN-i tööga ma oleks jah nagu pigem ettevaatlik. Ja isegi kui päris palju pakutakse ABN-i tööd backeritele just sellepärast, et neile tundub, et nad saavad rohkem raha, seepärast et me ei pea nagu seda maksu maksma, aga see hiljem tuleb siin nagu siis persest hammustama, et kui sul on nagu ABN-i tunnipalk on nii madal, et sa ei saa sealt 30% kõrvale panna, sul pole mõtet seda tehagi tegelikult. Et võid sama hästi juba lihtsalt tööle minna. Annan kõik maha. Ja, aga tegelikult see mahakandmise osa on ju nagu üsna väike tegelikult. Et jah, sa võid nagu reaalselt enda tulevikuplaanid siin pekki keerata selle ABN-iga. Kas sul on mõni naljakas lugu või mingi eriti meeldejääv lugu enda barberi teekonnast? Mul ei ole nagu ühtegi nagu kindlat naljakat lugu, aga mul iga päev, kui ma tööl käin, siis ma saan nii palju naerda, sest mulle kliendid räägivad nagu naljakaid asju, mis neil nagu juhtunud on ja üldse siukseid nagu, näiteks üks lugu oli, mäletad seda videot, kus see mees pani kängurule rusikaga vastu nägu, sest känguru nagu kägistas ta koera. Ma ei ole vist näinud seda. Ja see oli suht viral mingi aeg, et jah, et only in Australia, et mingi mees pani kängurule lõuga, sest see känguru kägistas ta koera ja siis ma nagu rääkisin oma kliendile, et issand jumal, kas sa oled seda videot näinud, siis ta mingi et ükskord känguru uputas mu koera ja siis ma haarasin juudist labida ja lõin talle labidaga vastu pead. Siis ma mingi, kas see on siin normaalne asi või? Et mis mõttes? Et me vaatame nagu, oh my god, on in Australia, siin austraaliased panevad neile labidatega vastu pead, siis känguru üritab tema koera ära uputada nagu. Yeah. See on üli funny, et see nii on, sest ma mäletan, ma olin ise farmis ja ma mõtlesin, et see on nagu mingi hala, ma ei tea, kes siin backerina tulevad ja kes on farmis töötanud, siis Austraalia farmeritel on nagu kombeks sulle lihtsalt valetada räigelt mingi erinevaid lugusid, mida Austraalia loomad või asjad võivad teha, vaata, kes need dropberry'd ja ma ei tea, mis siin on. Ja siis mulle ka nagu farmerid ütlesid, et ei, kängurad nagu ootavad vees koeri ja siis ma mõtlesin, et nagu mida sa räägu, vaata. Ja nagu reaalselt ongi. Nagu sest et meil oli ka farmis koer ja me käisin temaga jalutamas ja känguru ootaski vees seisab ja ootab ja meelitavad koeri ja nii veider asi nagu, et inimesed tihti nagu ma ise ka ei uskunud seda nagu. Jaa. See on nagu nii austraallaslik või kuidas see sõna on, et sa sõidad ringi ja sul on labidas autos. Nagu Eestis on veits nagu kahta nagu peetakse kinni, et miks sul labidas autos on. Aga siin kui sul on nagu see four-wheel drive ka, siis äkki sellepärast, et ma võin kinni jääda. Mul on ka tegelikult labidas autos, kui ma praegu mõtlen selle peale. Et meil on nagu selline sahtel tõmbad välja, et kui sa oled kuskil nagu kinni jääd või midagi, siis on nagu kohe need trackid ja siis labidas kõik olemas. Ja näed, sa hakkad välja kaevata ennast. Ja. Võib-olla ma saan ka mõnele kängurule labidaga vastu pead panna. Kui sa saaksid tagasi minna ajas, sa nüüd mainisid natuke asju nagu selle virtuaalassistendi teekonnas ka. Kas sul on midagi, mida sa
mida sa nüüd tagasi vaadates näed, et see oli nagu täiesti loll viga, mida ma oleks teinud ja nagu kui ma oleks teadnud seda, siis ma oleks hoopis asju teistmoodi teinud. No kindlasti ma oleks oma virtuaalassistendid palganud palju varem. See oleks säästnud mulle palju aega. Ja ma olin alguses väga perfektsionist, et ma kulutasin iga nädal tunde oma shopi koristamiseks, et see oleks kogu aeg nagu ideaalne. Nüüd ma olen natukene relaxim selle koha pealt, mul käib nagu keegi, kes teeb seda, ma ei pea kõike ise tegema. Ja üks suur asi, mis ma olen õppinud on, et ma ei maksa enam kellelegi, et keegi minu eest asju nagu, eriti austraallastele, sest nagu nende tunnihinnad on nagu kõrged. Et kui sul on juba kohtumine accountantiga või marketingi spetsialistiga või niimoodi, siis see ei ole nagu kohtumine, kus ma räägin, et ma tahan, et sa teeksid minu jaoks seda, vaid ma tahan, et nad õpetaksid mind midagi tegema. Et ma tahan nagu igast protsessist, et mul oleks nagu hea arusaamine ja siis ma tean, kui on midagi nagu valesti läinud või nii, et accountingu poole pealt ka ma nüüd teen päris palju asju, teen ise ja kui ma ei oska, siis ma ei saada seda nagu, mul on päris accountant olemas ka, aga kui mul ongi temaga meeting, see on pigem nagu nii, et ta õpetab mind, kuidas seda teha. Et sa lihtsalt ei handballi ära, vaid et sa saaksid. Ja, sest et mul teisel aastal, oli teine? Jah, teine aasta äris mul tuli maksuvõlg sellepärast, et mu accountantid ei lodge'inud mu passi. Nad unustasid mind ära. Ja mina isegi ei mõelnud selle peale, sellepärast, et esimene aasta ma olin nagu annual ja teine aasta ma olin quarterly, et iga 3 kuu tagant, aga ma ei teadnud seda. Ja nemad olid mind ära unustanud ja siis mul tuligi enne jõule tuli Aatolt tuli nagu kõne, et tere, sa oled meile $17,000 võlgu, sa pead selle kohe ära maksma ja umbes 2 nädala pärast on sul $13,000 veel juures. Ma mingi, mida? Hekki nagu, sest et mina olin käinud accountantite juures õigel ajal, et ma mõtlesin lihtsalt, et nad teevad asju, millal nad teevad, aga jah, kui ma oleksin nagu ise rohkem sellest süsteemist aru saanud, seda ei oleks nagu isegi juhtunud. Et ikkagi pead ettevõtjana kogu aeg ise näpuga järge ajama ja mitte kindlasti. nagu teisi usaldama liiga palju, on ju. Ja nagu minu maksuvõlg reaalselt juhtus sellepärast, et mu raamatupidajad unustasid mind ära. Nagu sa isegi ei kujuta ette, et siuke asi juhtub, eriti kui sa oled nagu käinud konsultatsioonil ja kõik asjad neile saatnud ja neil on kõik nagu access, siis sa lihtsalt mõtledki, et nemad tagataustal teevad neid asju, vaata. Ja kui ei tee, siis see tuleb nagu sind persest tambustama. Aga mis siis sai, kas nemad said mingi oma vastutuse ikkagi võetud või? No mina pidin selle maksuvõla ikkagi tagasi maksma ja kõige naljakam oli see, et ma sain trahvi ja siis ma sain accountantitelt nagu arve ka, et selle töö eest, mis nad ära tegin, siis ma olin mingi ei, ma ei maksa seda, te keerasite nagu mulle ikka korraliku käru. Siis ta on mingi okei. Aga peale seda ma olen kes nagu neid asju ise teinud. Et see oli tegelikult hea kogemus tagantjärgi jälle. Päris suur nagu peab ikkagi see skillset olema, vaata, et mõtled küll, et ma olen hea juuksur, ma teen oma salongi, vaata, aga see on nagu ettevõtjana ikka on, vaata, et nagu et esiteks sa töötad 24/7 nagu sa ütlesid, pea on pudrud ja kapsad ja siis nüüd järsku sa pead nagu nii paljudes ametites hea olema, vaata nagu, et sa pead oskama, et isegi kui sa võtad assistendi, sa pead ikkagi oskama talle kõik need asjad nagu üle anda ja nagu ise aru saama, vaata. Aga see ongi ju tegelikult suur õppimise protsess, et ma olin alguses ju lihtsalt barber ja siis ma ükshaaval õppisin uue asja ja nüüd ma tunnen, et minu teadmised ja kogemused, ma olen nagu nüüd nii enesekindel, et ei ole nagu midagi, mida ma ei saaks teha. Et ma saan nagu nii anda isegi teistele nõu, sellepärast, et ma olen ise seda kõik nagu läbi teinud, aga on inimesi, kes lähevad siis ülikooli, õpivad siis seal nagu äri ja asja. Ma tunnen, et see ise tegemine oli nagu elu ülikoolina võib-olla isegi nagu efektiivsem. Muidugi,
praktika alati on Jaa. teooriad selles suhtes Jaa. muidugi. Ma olen nagu tükk aega nagu ise nagu olin nagu selles, et ma ju teen nii palju, sest ma ju õpin nii palju ja ma arendan ennast ja nii vaata. Ja siis ma hakkasin Alex Hormozit kuulama ja nagu seda ja siis ta rääkis nagu suht pikalt, kuidas ta oligi nagu, et nii kaua, kui sa midagi, kas sa loed raamatut, kas sa scrollid Instagramis enda arust educational sisu, vaata, et see on ikka entertainment, vaata. See on entertainment, sa lihtsalt scrollid. Jaa. Ja siis ma saingi aru, et okei, ma siis mõtlen, et mida ma mäletan siis täpsemalt, mida ma sealt eelmisest raamatust lugesin ja kas ma siis võtsin endale reaalselt actionable nagu asju, mida siis sealt teha, vaata. Jaa. Või kas ma lihtsalt tarbisin lihtsalt Jaa. educational sisu, Jaa. aga nagu reaalselt ei Kas sa action'inud seda. Steven Bartletti Jaa. seda raamatut oled lugenud, The Diary of a CEO? Raamatut ei ole, aga ma olen meeletu fänn tema podcastil Jaa. jälle. Loe tema raamatut, see raamat on hästi huvitav, mulle täiega meeldis. Ja üks tema quote, mis ta ütles, et pressure is a privilege. Ja see minuga väga resoneetis, sellepärast, et ettevõtjana ja tööandjana sul on päris palju pressure'id peal, nagu tähtajad, maksud, palgad. Need inimesed, kes töötavad sinu jaoks, kuidas sina oma asju handle'id, reflektib nende palgas ju. Ja see ei ole nagu lihtne asi, mida võtta, et sa pead olema kohusetundlik, ettemõtlik ja kui sa alguses sellega alustad, siis seda kõike ongi nagu nii palju, aga siis oligi jah, tema see quote, et pressure is a privilege. Siis ma mõtlesingi, et see on täielik privileeg, et mul on nagu oma äri ja ma saan kõike teha nii, nagu ma ise tahan. Et jah, see ei ole nagu kõik nagu fun and games selles suhtes, et see käib asja juurde. Aga kuna mul on juba 3,5 aastat barbershop olnud, see kõik on nagu nii näljakas, et esimene aasta on nagu see sest nagu nii palju asju, mida sa ei tea, nagu sa isegi ei tea asju, mida sa ei tea, you don't know what you don't know. Teine aasta on juba nagu okei, nagu enam-vähem tead, mis toimub, aga ikka nagu tulistad täiega puusalt. Ja 3. aasta on mingi it's all gonna be fine, sellepärast, et sa oskad asju oodata ja lihtsalt mitte miski ei üllata sind nagu enam. Ja. Kas sa oled alati hästi ettevõtlik olnud? Pigem küll, jah. Ja. Ma olen alati olnud keegi, kes commitib igale asjale enne, kui ma olen valmis. Et näiteks ma olen maatüdruk, ma tahtsin alati minna Tallinnasse kooli ja siis ma käisin salaja koolikatsetel ära ja ma sain kooli sisse ja ma rääkisin alles augustis isale, et kuule, ma lähen Tallinnasse kooli ja ma lähen Tallinnasse kooli, mul on raha, mul ei olnud kodu, mul ei olnud mitte midagi. Aga isa oli siis tollel ajal käis nagu Rootsis tööl ja me elasime isaga maal. Ja siis tema jaoks oli ka tegelikult lihtsam, kui me kolisime Tallinnasse ja 2 nädalaga me siis nagu kolisimegi Tallinnasse. wow. Jah. Ma olimegi läks õnneks. Jaa. Et ikkagi tundsid terve elu, et see nagu ettevõtja mindset või kuidagi see, et I'll make this happen nagu on nagu nii sees olnud. Ma ei teagi, kas see on ettevõtja mindset või siis lihtsalt siuke reckless behavior, et nagu, et mina tahan ja nüüd ma teen ja siis hiljem vaatab. Muidugi iga kord, kui ma midagi olen teinud ja seda nagu committing, isegi kui ma barbershopi paberitel alla kirjutasin, ma ju olin locked in sellesse renti 5 aastaks ja mul oli $400 arvel. Et ma olin, mida ma tegin? Et nagu hiljem mõtled, et oh my god, aga siis ma olengi pannud ennast nagu siukestesse olukordadesse, et mul ei ole nagu enam tagasiteed. Et see nagu pushibki edasi minema. Mis on mingid need asjad, vaata sa enne ütlesid, et sa nagu eelmistest salongi kogemustest ütlesid, et sa tead täpselt, kes sa juhina nagu olla ei taha või millises ettevõttes sina ise töötada ei taha. Mis on mingid need asjad, mida sa tunneb, mida sa nüüd, ma ei tea, kas sul on nagu mingi, ma ei tea, ettevõtte mingi, et sa tead, et neid asju ma tahan väljud või mis iganes nagu, et... No näiteks minu barberid valivad ise, mis päeval ja mis kelladel nad töötavad. Nad saavad oma tunde muuta nii, kuidas neile sobib. Nad peavad lihtsalt nagu
vaatama, et oleks 38 töötundi täis. Ma ei ütle puhkustele kunagi ei ja kui nad tahavad pikemaks ajaks minna, siis see on ka okei. Et ma kunagi ei ürita nagu neid välja rääkida puhkusest. Ja Aussis on siis nagu sick leave, mis tööandja siis maksab sulle 10 päeva aastas, kui sa oled haige olnud. Aga kui sa ei ole seda välja võtnud, siis see järgmisesse aastasse nagu tegelikult ei kandu. Aga ma maksan selle nagu neile välja lisapuhkusena. Et kui sa saad siin 4 nädalat annual leave'i ja sa ei ole sick leave'i võtnud, siis minu jaoks on see ju, sa oled mulle teinud teene, et ma nagu maksan selle lisapuhkusena välja. Ja üldse ma ei taha, et nad tunneksid, et nad käivad, et nad elavad, et töötada. Et pigem, et neil on nagu, töö on nagu midagi, mida nad saavad ka nagu nautida ja oma reeglite järgi teha. Et kui sa tunnedki, et sa oled kuskil tööl nagu lõksus, siis hakkad ju väljapääsu otsima. Et jah, ma olen nagu neid asju meeles hoidnud. Väga, väga ägedad asjad. Nagu, Jah. et üliolulised, ülihea märge seega, et sa hakkadki väljapääsu otsima, vaata, Jah. et kas sa tunned nagu, et karatas on nagu, kas sa oled vahepeal tundnud, et issand, et äkki keegi teeb mingi umbes sarnase asja ja siis nad asendavad kõik kliendid ära või kas sa tunned, et teil on nagu monopol seal? Ei, meil on kindlasti, mida me teeme, on nobody's you and that's your superpower, eks ju, ma ütlen oma barberitele alati, et me ei keskendu sellele, mida teised teevad, vaid me keskendume sellele, mis meie teeme ja meie klientidele. Ja mulle on päris palju teiste äriomanike poolt nagu kaikaid kodaratesse loobitud ja isegi nagu sotsiaalmeedias mingi postitusi tehtud, nagu et meie barberid on paremad umbes ja meil on paremad hinnad ja nagu täiesti nagu shameless shaming. Ja iga kord, kui mingi siuke asi tuleb, siis ma pigem postitan nagu midagi positiivset. Ma mitte kunagi ei addressi neid, ma ei anna neile kordagi oma tähelepanu, vaid pigem see annab mulle motivatsiooni meie asja paremini teha. Et ja ma tunnen, et tänu sellele, et me nagu pühendame ennast ainult sellele, mis meie teeme, mitte sellele, mis teised teevad, siis see ongi nagu meie barbershopi edusaladus, sest kliente tegelikult ei huvita mingid siuksed peridraamad. Ja minu arust on see väga hea näide, et sul äris ei lähe hästi, kui sa kellegi teise äri üritad nagu maha võtta. Tunnevad ennast nagu riivatuna selle sinu tegemiste poolt, vaata. Jaa, täpselt. Ja me olemegi nüüd võitnud 2 aastat järjest Karata parima hair and beauty businessi, mis on päris lahe, sellepärast, et meie barbershop on nii väike ja seal on nii palju juuksureid ja barbershoppe, seal on praegu mingi 7 barbershopi või? Oh, wow. Ja. Nii väikse linna nii kohta. Nii väikse linna kohta, jaa. Päris palju. Aga ongi see, et meie klientuur on hästi lojaalne. Jah, ma isegi tunnen võib-olla, et barberina või nagu meeste juuksurina sul mingis mõttes võib-olla on nagu, et kui sa saad selle püsiklienti, ta tuleb ju sul iga 2 nädala tagant võib-olla, vaata, mehed käivad nii palju tihedamini versus naised juuksud, kes alustavad, sul käivad mingi 3 või 6 kuu tagant, vaata. Et see nagu appointment on küll pikem ja kallim, vaata, aga nagu, et mehed ongi nagu, et kogu aeg on nagu sul see drop in, vaata. Mis on mingid asjad, mida teie olete nagu, mida teie kindlasti teete teistmoodi teistest? Me oleme ainukene barbershop, kus saab aega broneerida Karatas. Ainukene. Teised on kõik nagu walk-in, et sa lähed sinna ja sa ootad. Ja kuna meil on siis see ajaline broneering, siis meil on kindel aeg sinu jaoks. Et me ei kiirusta, meil on premium service, et me isegi nagu pesame juukseid ja ühesõnaga meil on kõik lihtsalt nagu palju detailsem. Ja varasemad töökogemused mul ülemused alati ütlesid, et mehed ei hooli, millised nad välja näevad, nad tahavad lihtsalt kiirelt juuksuris ära käia ja siis minna nagu edasi. Ja ma teadsin, et see ei ole tõsi,
sellepärast, et minu abikaasa, kui tal on üks karv paigast ära, siis see häirib teda nagu meeletult. Et meie klientuur ongi siis pigem see, kes pigem maksab rohkem, sest nad väärtustavad oma aega ja nad teavad, et nad saavad kindlal ajal hea tulemuse. Et ei ole niimoodi, et see nagu fluctuating, et ükskord on hea soeng, teinekord ei ole hea soeng. Nad saavad alati valida oma aega, oma barberit ja nad teavad, et mis nagu tulemus sealt tuleb. Et see ongi nende jaoks nagu väärtuslik. Mis oleksid sinu nagu sellised esmased soovitused kellelegi, kes soovib Austraalias enda äri alustada? Esmased soovitused? No eks see oleneb, mis äri sa tahad avada, aga kindlasti alguses sa pead maksma hea nõu eest ja et sa kohe algusest peale et sa you're gonna set yourself up for success, et pangakontod, maksud, kui sul on töölised, super, et sa pead need süsteemid kohe nagu paika panema, et sa ei jääks mitte millegagi hiljem maha ja et sa võimalikult palju küsiksid alguses nõu siis inimestel, kes on sinust targemad või eespool ja isegi ära karda nõu küsida inimestelt, kes on samas äris. Sellepärast, et kõik ei ole siuksed kadedad ja nagu, et you're gonna, nagu sa võtad minu töö ära. Et ma arvan, et seal on nagu, tööd on kõigile alati. Ja mis sest, et keegi on midagi varem teinud, sa saad seda alati teha paremini. Et leia oma tee ikkagi igas asjas nagu. Täpselt. Nii, issand, nii äge, sinuga aeg läheb nii kiirelt, tund aega on juba koos ja mul on nagu, et oh my god, et nagu nii palju on, mida nagu sinult küsida, nagu et ongi, mulle endale nagu nii inspireerib, mulle endale nii meeldib, kui eestlased on nagu siia vaata tulnud ja nagu ongi nagu, et täiesti lihtsalt alustavad oma asja ja teevad väga fucking hästi, vaata, et nagu mulle nii meeldib nagu, et eestlased on üldse vaata, kui ma nagu FIFOga ja nii olen nagu ringi reisinud, siis eestlastel on nii hea nagu see kuidas sa ütled, et nad on nii hea märgi endast maha jätnud siia nagu oma töökuse ja nagu sellise ettevõtlikkuse ja nagu sellise nii-öelda common sense'iga võib-olla vaata. Et mul on nagu hästi palju nagu inimesi, kes ütlevad, et no ala tahad kedagi tööle soovitada, siis nad küsivad, et mis rahvuses ütled eestlane, no siis saab töö vaata. Et see on nii tore nagu näha. Ja sellepärast ongi eriti, kuna eestlastel on nagu see hea maine pigem ja kui keegi on lohe, sa tahaks nagu ta ise lennukile panna ja koju tagasi saada, et kuule, et sa ära riku meie mainet ja et ära virise, tee tööd ja. On jah. Mis on olnud sinu jaoks kõige edukam turunduskampaania või strateegia? Kuna me oleme siis väikelinnas, siis meie klientuur, kui tuleb uusi kliente, on hästi palju on nagu by referral, et nende sõber on käinud ja sõber nagu saadab sinna. Või siis Google reviews ka, et kuna meil on üle 245 tärni review, siis me oleme nagu nii kõrgel, me oleme kõigis nagu ees. Ja siis meie review'd nagu, mehed kirjutavad siukseid novelle, mis on täiesti uskumatu. Et kui sa neid loed, sa nagu oled nagu suht sold, et okei, ma tahan ka sinna minna. Ja ma ütlekski, et pigem meie strateegia ongi see, et me tahame, et kõik kliendid tuleksid nagu tagasi või siis nad soovitaksid meid nagu edasi. Ja see tähendab seda, et meie teenus ja mida me pakume peab olema nagu nii hea, et nad tahaksid tagasi tulla või kedagi sinna saata. Et see ongi siis meie turundusstrateegia kõige rohkem, aga ikka me vahepeal rannime Facebooki jääde ja Facebooki jäädid ongi olnud. Et kui on uus barber või mingi holiday special või midagi siukest, et siis me oleme teinud seda. Kuidas on olnud üldse sinu nagu see viis, et sa ütlesid, et nüüd tuleb uus barber Brasiiliast oli? Argentiinast. Yeah. Et kuidas sa valid endale neid õigeid töölisi inimesi, keda sa sinna tööle võtad? Mul on olnud austraallasi, kivisi, kõiki, aga
raske on olnud, kui sa palkad kellegi ja sa saad aru, et ta tuleb sinna ainult nagu palga pärast. Et mina ise nagu oma tööst, I take a lot of pride in my work ja kui ma töötan kellegagi koos, kes nagu saadab kliendi ära niimoodi, et see nagu ei näe hea välja, siis mul on piinlik. Et ma hästi palju nagu, kui ma otsin tööli, siis minu jaoks pigem ongi see, et kuidas sa nagu suhtud oma töösse. Ja kui keegi on kohe räägib ainult rahast ja tundidest ja sellest, ma saan kohe aru, et nagu ta ei ole nagu minu jaoks hea match. Aga täiesti lucky draw, ma olen leidnud 2 oma barbarit Facebookist ja 1 Instagramist ja üks, kes praegu minu jaoks töötab, siis temaga me töötasime varem koos salongis. Et tema nagu helistas mulle, see oli mingi, kuule, kas ma võin sinna tööle tulla? Ma mingi, jaa, kas sa päev varem ei tahtnud helistada? Ma olin just mingi kella 3 öösel üleval, kirjutasin seda employment ad'i ja siis tegin neid, et nagu neid templaate, et nagu postitada. Ja siis ta helistas mulle järgmine hommik. Ma mõtlesin, tore, vähemalt helistas selle suhtusega ja naljakas. Kõik tuleb nii õigel ajal ikkagi alati nagu. Jaa, täpselt. Aga päris palju kirjutatakse ka Instagramis, et kes nagu otsivad tööd, siis nad nagu kirjutavad sulle ise. Mis sa tunned, mis on sinu edu saladus? Edu saladus? No pigem julgus, et ma ei karda failida. Jeff Bezos on muide öelnud, et sinu success rate võrdub sinu failure rate'iga. Et selleks, et succeedida, sa pead ka nagu failima. Et ma ei karda nagu uusi asju proovida või ennast panna nagu olukorda, kus ma pean nagu riskima, kas siis oma raha või oma ajaga või midagi. Ma mõtlen, raha saab alati tagasi teenida, aga mu abikaasaga kindlasti, et ta on mind väga palju nagu toetanud ja aidanud, et ma ei tea, kas ma oleks nagu siin praegu, kui mul ei oleks teda. Suht raske võib olla ka vaata nagu või nii äge minu meelest vaata, nagu sa ütlesid, et sa kohtasid sisuliselt nagu abikaasa ka, eestlast abikaasat Austraalias vaata ja siis koos nagu kogu seda teekonda nagu siis läbi teinud on ja mulle nii meeldib nagu see mõte, me just oma partneriga rääkisime nagu sellest üks päev, et nagu et kuidas nagu me saame nagu kooselu suhtes siis näha nii palju erinevaid versioone üksteisest vaata, et kui te kokku saite, siis te olite nagu mõlemad nagu backerid ja lihtsalt üritasite nagu vaata sisuliselt ellu jääda või nagu mingisugustki tööd teha või raha teenida on ja siis te otsustasite koos Eesti minna vaata ja siis ühiselt ikkagi tagasi tulla ja siis ikkagi täiesti teistsugusele elukursile minna, et nagu full ettevõtja elu peale ja nii vaata ja nüüd juba ja kihlatud, abielus, lapsed, see kõik ongi nagu sa ühe inimesega koged nagu nii palju ja ta on lihtsalt kõige parem inimene, keda ma tean ka ja see äri alustamine oli näiteks üks asi, mis minu jaoks, mul oli tema vastu nii palju austust ja respekti, sellepärast et ta kogu aeg ainult toetas mind ja isegi kui ma olin, ta ei näinud mind väga palju. Ta kunagi ei kurtnud, ta kunagi ei heitnud mulle ette, et kodu on koristamata või mida iganes, et nagu ta lihtsalt lasi mul teha nagu oma asja ja toetas seda pigem. Et tema on kindlasti mu üks edu saladus. Nii ilus kuulda, nii äge. Kuidas sa nüüd, mis sinu jaoks, aga nüüd on lapse season ikkagi jälle tulema sees on ja et ja nii ongi, et sul on nagu see business nii nagu setup, et sa ei pea nagu ise, et sa saad nagu fully siis emaduse seasonisse nagu üle minna on ja mis on nagu tulemas sinu barbershopi jaoks, mis sa tunned? Barbershopi jaoks ma ei teagi. Ma väldin suuri muutusi, kui mul on kohe beebid tulemas nagu ma tean oma esimesest kogemusest, et see capacity on pigem ainult nii palju, et sa saad nagu asju maintainida, aga sa ei taha midagi kasvatada, eriti nagu
uute beebidega, et seda on lihtsalt nagu mentaalselt liiga palju, et barbershopi peale ma praegu tegelikult isegi ei keskendu, et mu praegune fookus ongi rohkem nagu minu perel ja et oleks õnnelik kodu, õnnelikud lapsed ja barbershop on nagu taustal, aga see on nagu juba setup, et see teeb nagu mingit oma asja, et ma sellepärast isegi nagu üldse ei stressa. Et pigem meie tulevikuplaan on see, et paari aasta pärast me tahaks karavaniga Austraaliale tiiru peale teha. Ja võib-olla isegi pikemalt, võib-olla lühemalt, me ei tea täpselt nagu kuidas, mis, millal, aga me teame, et me seda teeme. Ja siis tahaks, et oleks nagu võimalik location free ka tööd teha ja raha teenida. Et ma olengi kõrvalt nagu, kuna mul on siis ettevõtlusega mingid uued skillid tulnud, siis mul on nagu mõned asjad, mida ma teen teistele raha eest, mis ei olegi isegi barbershopiga seotud. Et ikkagi tegelikult vaatad selle poole, et enda nagu aega ja kõike vabastada ja nagu liikuda siis. No kuna kui ma sain teada, et ma ootan kaksikuid, see oli nii šokeeriv, ma panin samal päeval ärimüüki, seepärast et mu poeg sai just aastaseks, ma sain teada, et ma ootan kaksikuid ja see kogu see beebi teekond koos äriga oli niivõrd fresh memory, et ma olin täiesti nagu paanikas. Ma olin mingi, oh my god, mis nüüd saab nagu 2 beebiga ja 1 nagu aastase lapsega, kuidas ma seda äri nagu runnin. Aga oligi, algus oli nagu suhtuke paanika ja nüüd on nagu mul ju paari nädala pärast on beebid siin ja kõik on nagu hästi. Et jah, nagu you just make it work selles suhtes. Kuidas on üldse naisena, võib-olla see küsimus tuleb minu enda nagu personaalsest hirmust, et ma ise oleme ka hakanud arutama nagu laste saamist ja nagu mulle endale nagu, ja meil on ka oma ettevõte ja ma ise nagu soovin veel sellega, ma olen alustanud, on ju, et see on küll nagu siuke kodune tegevus nii-öelda vaata, aga ma olen ise alati nagu siuke, või ma ei tea, ma nagu viimasel ajal kuidagi tunnen nagu võib-olla hirmu, et nagu, et mul on nagu nii suured nagu vaata plaanid nagu äriliselt, et kuhu ma tahan jõuda ja siis üks asi viib alati teiseni ja siis eesmärgid lähevad järjest suuremaks ja nii edasi. Ja siis nagu sa ütlesid, et selle nagu sinu, nagu kui sa olid nagu ettevõtjana, sa olid hästi palju ära kodust, et siis mees ei nagu heitnud ette, et nagu kodu siis jääb, et sa ei saa ju 2 rolli nagu 100% teha, on ju. Et kuidas sa tunned nagu, et siis, et nagu sellel ajal nüüd, kui sa nagu enda poeg üles kasvatasid, et kas sul oli nagu endaga pigem nagu keeruline, et kuhu nagu siis enda aega ja ressurssi ja nagu kuidas sa nagu jaotad seda, kuidas see tunne nagu naisena on, kui sul on nii edukas ettevõte nagu? Väga keeruline oli alguses lihtsalt sellepärast, et see esiteks emaks saamine, see kõik oli minu jaoks uus, sa õpid nagu sealt juba nii palju, aga kuidas beebi kasvab ja muutub, see on pidevas muutumises kogu aeg ja sul peab olema ka seda mental capacity't, kõiki asju muuta, vähe sellest sinu kodused ülesanded muutuvad nagu palju suuremaks, et nad kasvavad kogu aeg oma riietest välja ja kui sa neid riideid kapist välja ei sorteeri, seal saab ruum otsa, siis nad jäävad haigeks ja ühesõnaga nii palju tegemist oli lapsega, rohkem kui ma eeldasin, mis on nagu naljakas asi, mida öelda, aga jah, see tuli minu jaoks nagu suure šokina ja ma hästi palju tegin admini ja äri asju öösiti ja jah, ma ütlekski, et rohkem ma võtsin ka aega nagu enda arvelt, et ma ei prioritiseerinud ennast nagu üldse ja sa ikkagi ju tahad, et kodu oleks korras ja süüa oleks ja lapsel on süüa vaja ja kõik asjad tulid enne mind ja seekord ma üritan natukene paremini seda teha. Aga vähemalt ma nagu tean, et mul on nagu see newborni kogemus juba olnud, et jah, elu viskas mulle 2 uut newborni selles suhtes, aga mul on see kogemus juba nagu olnud, et ma tean, et nagu this is not gonna last, et iga halb asi nagu, mitte halb asi, vaid iga keeruline aeg saab ju ka alati läbi selles suhtes. Ja mitte ükski asi ei ole nagu end of the world.
kuidas on jällegi iseenda jaoks küsin, kuidas on, sest mina olen nii paanitsenud nagu selle, just nagu selle tugivõrgustiku nagu poolest, et nagu ka teie noh, et partneriga mõlemad eestlased, vaata, et pere nagu siin ei ela ju vaata ja, ja nagu otseselt ju puudub noh, et sõbrad on vaata, aga sõbrad ei ole ju need, et kes sul nagu kogu aeg siis mingi last vaataks, et kõigil on oma elu vaata. jah. Kuidas teil on nagu, kas nagu lapse saamisega on kuidagi see koduigatsus või nagu see nagu veel rohkem nagu kuidagi ägenenud või? Ma ei tea, nagu ma ütleks, et ma olen väga tänulik, et ma olen ka ratas just sellepärast, et nii lihtne on lapsega majast välja minna. Sa võid kas või minna temaga kodust välja niimoodi, et ta on mässuväel, et ei pea nagu riidesse panema ja jalanõusid jalga panema. Ma jäin täna ka siia hiljaks, sellepärast et ma ei ole harjunud oma last nii palju riidesse panema. Ja see on nagu 8 jalga üritaks riidesse panna lihtsalt ja selleks ajaks, kui särk on seljas, on püksid juba jalast ära ja siis jalanõud on kadunud ja see, et ka ratas on nagu mõnes mõttes nagu lihtsam selle poole pealt. Ja kuna see on väike lints, kõik on nagu lähedal. Aga mul on väga vedanud, mul tuli kohe õde, tuli 3 kuuks Austraaliasse, siis tuli tädi 2,5 kuuks Austraaliasse, siis tuli vend oma vennanaisega, vennanaine aitas hoida Tommit, kui ma tööd tegin ja siis tuli õde tagasi 4,5 kuuks, et ühesõnaga mul on nagu hästi vedanud, et mul on pereliikmetel olnud võimalus tulla ja jääda nagu kauemaks ja nüüd ka, kui kaksikud tulevad, siis paari nädala pärast tuleb mul abikaasa ema 8 kuuks. Et on ikkagi olemas nagu... Jah. Ja siis tuleb äkki jälle õde uuesti vaatame. Aga jah, nagu, et mul on nagu hästi palju vabatahtlikke, kes tulevad, et muidugi me nagu ostame lennupiletid, neil ei ole ju siin tegelikult mitte mingisuguseid kulusid, et kui on võimalik, et kas tööd teha siis kaugelt või üldse mitte teha, et siis see on ju nende jaoks nii lahe kogemus. Muidugi. Ma küsiks siis lõpetuseks, enne kui me hakkame liikuma meie boonusepisoodi juurde, et räägime siis natukene sellest, mida me enne mainisime, et kuidas oled sina pakkunud enda abi siis teistele alustatavatele ettevõtetele või kuidas sa alustad teisi ettevõtteid enda nii-öelda siis lisatööna, mida sa barbershopi kõrval? No tegelikult ma ei aita nagu alustavaid ettevõtteid, vaid pigem ettevõtteid, kes neil on juba kõik toimib, aga neil on tööline, kellel oleks vaja viisat. Ja üsna tihti, kui on Austraalia tööandja, siis nad ei tea, mida see endast nagu isegi kujutab. Nad mõtlevad, et paar paberit, panen allkirja ja siis on tehtud. Aga kogu see protsess nõuab neilt ka nagu tööd. Ja kui on tööandja, kellel on palju tegemist, siis viisapaberid lähevad alati nagu to-do listi lõppu ja sinu application selle võrra siis nagu võib venida. Et ma olen aidanud teha siis tööandja poolt need paberid ära ja ma hoian kõigel silma peal ja mina suhtlen siis nagu viisaagendi ja tööandjaga ja helistan neile ja käin nagu peal, et pane sinna allkiri ja saada ära ja see paber nüüd tuli ja seda on vaja teha ja mida kõike ma saan ära teha, seda ma ka teen. Et ma lihtsalt, ma ei ole nagu viisaagent, vaid ma olen nagu viisaagendi assistent siis sellele tööandjale, et kõik saaks nagu kiirelt tehtud. Et mul on olnud sõbral, tegime just viisa tema töölisele ja see occupation võeti järgmine päev listist maha. Et see oli nagu nii napi peale nagu tegemine. Et kuna ma olen ise nagu enda viisasid teinud, oma tööliste viisasid, teisi aidanud, siis mul on nagu kogemus selles suhtes, et kuidas seda kõike kiiremini läbi viia. Et ei jääks nagu millegi taha toppama. Et kõik sinu need studentviisad, sponsorviisad ja PR, et sa oled kõik ise teinud? Jah. Vau. Ma olin koi. See on mega. Ma olin koi, jah. Aga nagu endale on seda lihtsam teha, sest et sa tead kõiki enda andmeid, eks ju. Aga teistele ma ikkagi soovitan, et ikkagi minu barberid on oma aplikatsioonide jaoks ikkagi kasutanud viisaagente. Ja
aga lihtsalt ongi see, et kui sa teed oma töölisele viisat, siis sul on mingiks ajaks rohkem tööd ja sa ei taha nagu sellega jõkutada, aga ongi see, et kõigil on nii palju tegemist, pered, asjad ja siis noh, need väiksed asjad lükkuvad kogu aeg järgmisesse päeva, et see kõik võib nagu meeletult kaua venima jääda ja kuni lõpuks see võimalus on võib-olla kadunud. Kuidas sa promod enda sellist teenust või kas see ongi lihtsalt sihuke word of mouth? See on word of mouth ja see on kuidagi nii naturaalselt läinud, et ma tegin seda ühele sõbrale, Kroks. Ma tegin seda ühele sõbrale, siis tema soovitas mind edasi järgmisele sõbrale. Nüüd helistavad mulle minu venna, vanad klassivennad Perdist, sest nende töökaaslasel on vaja ja noh, nii see on läinud. Aga mulle meeldib seda teha. Ma teen seda hea meelega. Nii rewarding ja Yeah. nii äge. Tead, aitäh, mul nii põnev on sinuga vestelda ja aitäh sulle, kes sa oled kuulanud seda podcasti. Kui sa soovid natuke rohkem kuulata, siis palun mine meie Patroni kanalile ja leiad selle boonusepisoodi sealt ja lisaks ka kõik muud boonusepisoodid, ma ei tea, FIFO package'id ja kõik muud. Ja aitäh, meie liigumegi boonusepisoodi lindistamise juurde ja aitäh, et sa oled kuulanud. Thank you for watching another episode of Just Call Me Bridget podcast. If you like this episode, please give it a thumbs up and subscribe to the channel so you won't miss upcoming episodes. And also, if you would like to see more of the podcast and more from our guests, subscribe to our Patreon channel as well. I have so much information in there already. You'll also be able to do a Australian consultation with me, and there's heaps of other different options, and you can also support this channel. If you do have any questions or you have maybe other guests that you're thinking that you would love to have on this podcast, let me know in the comments down below. Thank you again for watching, and I'll see you in another episode.